Õpin klassis, kus õpib 30 last. See on Eestis üpris tavaline. Iga 4. Eesti laps elab vaesusriskis. See on 7 last minu klassist. Iga 4. klassikaaslane kasvab üksikvanemaga perekonnas. Igal õppeaastal jätab üldhariduskoole pooleli 10% ja kutsehariduse 20% noortest. Kõrghariduses on väljalangeid 17%. See teeb 20 000 noort. 13,2% 18–24 aastastest noortest ei õpi ega tööta. Jaa, minuga hakkas see noorsootöötaja rääkima tänaval, siis ma kuulusin veel kunagi 6-liikmelisse poistegruppi. Meil olid tihti õllepurgid näpus ja arutelu käis ikka selle ümber, et kus maha istuda ja õlletama hakata. See noorsootöötaja sekkus meie vestlusesse ja pakkus välja omapoolse variandi. Ta kutsus meid õllejoomise asemel noortekasse piljardit mängima. See ei olnud talle kerge, aga täna osalen ma aktiivselt noortekeskuse töös. Aitan ja õpetan nooremaid. Mulle meeldib matemaatika ja noortekas saan seda ka teistele õpetada. Mina noorsootöötajana oskan nüüd paremini aidata riskioludes elavaid noori. Ma näen, et need noored on sotsiaalsemad, aktiivsemad, julgemad, toimetulevamad. Paljudel on paranenud koolikäitumine ja ka hinded. Suurimaks saavutuseks tunnetan lapse ümber toimetava võrgustiku arenemist. Sealt kaubanduskeskusest polnud probleemi üha uusi sõpru leida. Ma tahtsin kuhugi kuuluda ja seal ma sain seda. Nendega koos pidutsemine oli maailma parim. Tahtsin nii elu lõpuni jätkata. Täna olen ma 18-aastane ja 2-aastase poisi ema. Lõpetasin põhikooli kiitusega. Ma tean, kuivõrd oluline roll oli selles noorsootöötajal. Ta oli alati kõrval. Mind ootas alati toetav tugi ja abi.